Tere hommikust! Pekk kutsub ja töö ei küsi, kas on esmaspäev või reede. Hakkame pihta! Nii enne kui ma objektile jõudsin, käisin läbi Kuusalu Emartist, et mulle omaselt mul kipuvad pliiatsid taskust kaduma. Siin on kiirabi ka. Ja kui on seal objektil paks lumi ka, et seda nii naljalt enam üles ei leia. Nii et ma käin siit poest läbi, võtan endale uue pliiatsi ja siis sõidan objektile edasi. Täna on mul väheke teistsugune varustus peas, et ma sain peapaela oma GoPro kaamerale. Kuna täna on mul niisugust nipet-näpet igal pool midagi hästi palju teha, väikseid asju, siis ma arvan, et see on hea lahendus, kui ma selle kaameraga filmin, kuigi mul ei ole akupanka kaasas, homme võtan akupanga kaasa. Et plaan on selline, et ma lasen siis aknaavad seina ja siis uue sõrestiku vahele vahtu, mis on vaja veel, lisan kiilusid ja siis vaatan jooksvalt, mis ma veel teha saan. Ja kui ma nii kaugele jõuan, et ma peaksin jääma sinna ülemise seina kallale, siis ma peaksin ehitama endale siia tellikud. Aga head vaatamist teile! Nii, need kaks akent said mul vahutatud, lasin natuke siia nurka ka, kahe posti vahel, see on nii väike pilu, et ma ei hakka sinna villa sisse toppima, ehk see maja annab mulle andeks, ma ei ole nii väga selle vahu pooldaja, maha ka ei tee otseselt, küll aga olen suht pikalt olen Rootsis olnud tööl ja seal seda vahtu väga nagu eelistatud, aga siin ma nagu teist lahendust ei näe väga, et nüüd ma teen täpselt sama asjaga siinpool, siis teen terve ringi majale peale, vaatan, kus vajaksid siuksed kohad, kus puistevill võib välja kukkuda, pudeneda, et need panen kinni ja ma arvan, et mul täna õnnestub isegi kas siis siia poole või siis teisele poole tellingud panna püsti, et siis võtta ette ülemine sein ja paigaldada sinna tuuletõkke ja tuuletusliistud ning horisontaalse roovi. Et siis meiega külm ei hakka, aga täna on suht tuuline ja tegelikult on veidikene, tunda küll, et nagu külm kõdistab, aga ma jõudsin vahutada seda, mis mul vahutada vaja oli. Nüüd mul jäävad teha veel sellised kohad nagu seal nurgas, et seal ma pean ka mingisuguse lahenduse leidma, et puistavillamenad saaksid oma puistavilla sinna puistatud ja selle kanga ka panna enne puistamist. Ja täpselt sama asja teen teisel pool, siin on ka täpselt samasugune loll nurk seal ja siis ma arvan, et ma panen puidust tellingud siia ülesse ja vaatan, kas ma jõuan selle seina täna veel ette võtta. Nii, kui juba vahutamiseks läks, siis lasen veel ühte kohta vahtu. Siin on see veranda sein ja siis maja sein. Ma vaatasin, et sellised kohad, palli vahed, et ma karvan, et puistevill
pudeneb sinna teisele poole, kuigi palju, et vajub ära. Et lasen sinna ka vahtu, natuke olen juba seda teinud. Julgen väita nüüd, et mul on see maja esimene korrus siis 100% valmis puistuviila paigaldamiseks, nii et ma pean väikse lõuna, siis toon endale brussi siia ja teen ühe tellingu endale, et saaks mugavamalt üleval poole hakalduda. Aga ma pean tegema seda sellise arvestusega, või tähendab nii lihtsa kui võimalik, et vajadusel ma saaks selle kähku maha võtta, sest arvatavasti ma kinnitan seda alumise sõrestiku külge, aga ma ei tea täpselt, millal nüüd puisteviila vennad tulevad siia, et kui nad üks päev ette teatavad mulle, siis noh, ma pean olema valmis selle kähku maha võtma, kui see neile ette jääb. Aga teen lõuna ära ja tegutsen edasi. Nii, sain enda tellingu valmis, lähen ronin ülesse ja vaatame, mis vaade sealt avaneb. Tegin selle tellingu täpselt enda vajaduste järgi, et mul oleks hea mugav siin tööd teha. Siin ma ulatan peaaegu igale poole, tunnen ennast turvaliselt ka. Nii et kui kellelgi on miskit öelda tööohutuse osas, siis ma võin öelda seda, et enda tehtud tellingut ma usaldan enne kui, ma ei tea, mingi litsenseeritud paigaldaja tellingut, eks. Või noh, see on niimoodi näiliselt, aga et ma olen neid puidust tellinguid iseenda jaoks teinud küll ja küll. Et arvestades seda, et ainult mina ronin siin, et ainult mina vastutan iseenda turvalisuse eest, siis sellest lähtuvalt ma siis selle tellingu tegin. Aga homme ma siis võtan selle seina ette, võtan koormakatte maha, paigaldan siia tuuletõkkepappi, tuulutusliistud ja horisontaalse roogi. Aga kõigile vaatajatele siis head õhtut ja kohtumiseni objektil homme!